noored küsivad, et aga mis siis, kui keegi varastab su idee ära, et kui sa räägid nagu sellest, et see on nagu selles suhtes nagu jabur, et minust on täpselt vastupidi, et sa lihtsalt pead nii palju rääkima sellest, et ühelt poolt sa saad aru, kas toode nagu päris või ei ole või kas su nagu idee on päris, et võib-olla see on nagu mingi jama, millega sa tegeled. Mis võib-olla ütleme lisaks sellele, et te leidsite sellise võib-olla turuniši, mis oli täitmata, mis on veel olnud sellised edufaktorid, et Lightyear on nii kiiresti kasvanud, mis sa ise arvad? Ma arvan, et meie võimekus teha asju kiiresti ja B vastavalt nagu turu olukorrale, et tihtipeale küsitakse, et kõik on nagu tootult hästi läinud, et samas ma arvan, et selle 3 aasta jooksul on olnud siuke 7 globaalset ükskord elus inimese elus toimuvat kriisi, nagu me räägime siin sõdadest ja börsikrahhidest ja Brexitist, mis iganes, et seda on nagu palju olnud. Et võib-olla nagu näitena tuua, et kui tekkis maailma majanduses, tekkis nagu päris tugev tagasilöök, inflatsioonid läksid üles, inimesed nagu jäid süstemaatiliselt vaesemaks, sellepärast, et see inflatsioon sõi nende raha ära, siis me saime päris kiiresti aru, et on tekkinud uus investeerimistoode sisuliselt ja see on raha. Et kui enne me elasime nagu negatiivsete intresside maailmas ja need negatiivsed intressid olid, tavainimese jaoks ei olnud nagu midagi, sest pank sult raha ei võtnud. Kui sa olid ettevõtte ja sa otsid 100 miljonit kuskil raha, siis sa hakkasid maksma sellest päris palju juba, see nagu tekitas päris keerulise olukorra, siis nüüd on nagu vastupidi, nüüd see raha järsku teenib midagi. Ja mis siis juhtus on see, et ega tavainimesele keegi seda raha ikkagi ei maksnud. Ja siis tekkis nagu veider olukord, kus ühelt poolt sul tõsteti kodulaenu makset päris korralikult, aga see raha, mis sul pangas oli, ikkagi ei teeninud mitte midagi. Ja siis me nägime seda võimalust, et sellises keerulises olukorras hakkasime inimestele intressi maksma, sest meie ju tegelikult saame seda intressi samamoodi keskpankadest. Ja see on jällegi võib-olla nagu reageerimine siis võib-olla nagu kehvas majandustingimuses. Me suutsime pakkuda väga atraktiivse toote, mida teised suutnud reageerida. Räägime natuke raha kaasamisest ka, et teil on ikkagi õnnestunud päris lühikese aja jooksul päris märkimisväärne kapital kaasata ja siin Richard Bransoni nime mainisime ka, mis alati inimesi huvitab, et kuidas siis sellistelt suurtelt investoritelt üldse raha kaasatakse? See on jah, et ma arvan, et inimestel on peast tihtipeale selline mõte, et sa lähed nüüd, sul on hea idee, sa lähed, räägid Sir Richard Bransoni käest, annab sulle raha, et see protsess on tegelikult, vähemalt nii, kuidas mina näen või mis minu kogemus on hästi palju pikem, et see võrdsustab veits sellega, et kui sul on täiesti võõras inimene tuleb tänaval süürda, ütleb, et anna mulle raha, siis on nagu päris palju küsimusi tegevad, kes sa oled, mis sa tahad, on. Aga samas, kui sa oled selle inimesega juba 5 aastat rääkinud ja sa tead, mida ta teeb ja miks ta neid asju teeb, siis sul on ligipääs palju parem. Et Lightyearis ka, et ega ma arvan, et kui me tehniliselt hakkame mõtlema, et kuidas see raha kaasamine toimus, siis tegelikult see hakkas toimuma juba aastaid enne, kui me Lightyeari tegime, et kõigepealt me käisime, saime päris paljud inimestega tuttavaks, mitte isegi nagu Lightyeari mõistes aru saada, mis maailmas toimub, kes nad on, ehitsime oma seda nagu võrgustikku nii üle maailma erinevates kohtades. Ja siis, kui me alustasime Lightyeariga, siis me tegelikult hakkasime kohe investorid kaasama, et nagu selgitama, mis me teeme, selgitama oma mõtteid, ideid, mis on nagu see võimalus siin on. Ja kui sul inimesed, kes on nagu päriselt huvitatud sellest, et siin on mõlemalt poolt, et meie oleme huvitatud selle toote ehitamisest ja sa tahad, et su investorid oleks ka samadel põhjustel investeeriksid sinu tootesse, et siis lõpuks sa leiad siis selle nagu klapi kuskilt inimestega, et me esimese klapi leidsime Taavet Hindrikuse ja Jaan Tallinnaga Eestist, sest need olid need inimesed, kellega me kohe hakkasime nagu rääkima ja mingi hetk nad ütlesid, kuulge, et see on nagu väga mõistlik asi, et investeerime. Aga me jätkasime seda, et me tegelikult tehniliselt võid öelda, et me oleme kogu aeg oma raha kaasanud, kogu aeg üritanud nagu sidet luua, inimestele selgitada, mis me teeme. Et see on nagu huvitav, et tihtipeale noored küsivad, et aga mis siis, kui keegi varastab su idee ära, et kui sa räägid nagu sellest, et see on nagu selles suhtes nagu jabur, et minust on täpselt vastupidi, et sa lihtsalt pead nii palju rääkima sellest, et ühelt poolt sa saad aru, kas toode nagu päris või ei ole või kas su nagu idee on päris, et võib-olla see on nagu mingi jama, millega sa tegeled. Idee ei maksa midagi, eks teostus maksa. Täpselt, et sa timmid oma seda ideed ja arusaama ja nagu kliendi vajadust ja kõike seda, aga samal ajal on see ka ju müügiprotsess, et sa siis nagu üritad müüa ja selgitada, mida sa teed ka võib-olla teistele inimestele. Ja kuidas see kaasamine nüüd läheb aja jooksul on läinud ka lihtsamaks, et nüüd olete juba näidanud tulemusi, ettevõte on kasvanud, kuidas nende ringide kokkupanek praegusel hetkel toimub?
see väga keeruline vastata, ma arvan, et siin ei ole ühte vastust, et kõik need ringid on erinevad, et kui me räägime nagu alguse ringidest, siis investeeritakse rohkem nagu inimestesse, ideesse, kui me räägime lõpuringidest, siis meie nagu suuruse juures on rohkem juba nagu, mis on su skaleerimisvõimalused, mis on su turuvõimekus, mis on nagu punktid, mida sa oled näidanud, et kas sa oled revenue suutnud tekitada, kas su kasv on olemas ja nii edasi, et need on see nagu muutub iga kord, et iga ring on natuke veidi erinev. Et ma arvan, et mis meil on nagu lihtsam on see, et meil on päris palju see võrgustikke. Teiselt poolt me peame nagu, me oleme väga ambitsioonikalt selle ettevõttes, tähendab, et me peame näitama, et me kogu aeg kasvame, me kogu aeg suudame klientidele seda head toodet tuua. Et siiamaani on sellega nagu hästi läinud, see aitabki meil siis nagu lõpuks kaasata, et see idee on üks osa sellest, aga sa pead seda teostust ikkagi väga selgelt tooma välja. Ja mis siis selle kaasatud kapitali võib-olla selline raha majandamise loogika täna on, et seda mingi osa läheb tegevuskuludeks, mingi osa läheb uutele turgudele laienemiseks, et kuidas see proportsioon seal täna välja näeb? Me oleme hästi ettevaatlikud olnud sellega, et meie ja meie enda investorid võib-olla sarnaselt ka sellele, et need inimesed, kes meie platvormi kasutavad, saame aru sellest, et see on hästi pikaajaline nagu tegevus. Ja kindlasti tekib sul erinevaid olukordi, mida sa ei oska ette näha. Et mis me siin just rääkisime, et inflatsiooniline keskkond, et sa pead nagu suutma reageerida sellele, tihti peale see tähendab seda, et sul on rohkem raha vaja. Me iga kord, kui me oleme raha kaasanud, on meil tegelikult olnud enamus eelmise ringi rahast pangas. Et me oleme nagu ettevaatavalt nagu vaadanud ja kaasanud seda raha juurde. Me suures plaanis saame mõelda sellest nagu erinevates faasides. Meil ühelt poolt on siis, mis on vaja selleks, et sa nagu ainult opereeriksid. Seal on siis partnerite tasud, et rahad liiguksid, inimeste tasud ja nii edasi. Selle peale on sul siis kogu see tootearenduse maailm ja siis selle peale on sul siis nagu marketingi maailm, et sealt sa saad siis vaadata, kust kohast sa tahad nagu kasumlik olla. Nagu. Et me oleme pigem mõelnud, et kuna me oleme kasvuettevõte, siis meie kõik kasvutegevused nagu kasv erinevatel turgudel, tootearendused, need on asjad, mis võivad olla kahjumlikumad, sest see on hästi pikaajalise perspektiiviga. Operatsiooniline asi pigem võiks olla nagu kas kasumlik või nullilähedane, et kui me kasvame, siis see tegelikult on efektiivne ja nagu väärtus lõpuks tuleb siis nagu tooteehitust sellest kõigest peale.